Täna on, mis päev täna on? Teisipäev, täna on esmaspäev. Ja nagu te teate, Märtenit ei ole ega tule. Ta tuleb kunagi one day, aga mul tuli siuke mõte. Vaadake, ma ostsin Prismast üks päev need, mis iganes need on, istutusasjad. Ma ei ole kunagi enne lilli ette istutanud. Nii et tulge tehke seda minuga koos. Mul on ainult ühte mulda ja see on päikesemuld. Ma ei tea, mida see tähendab, aga ma arvan, et see on adekvaatne. Nii, vaatame, mis saab. Tunnen ennast juba nagu farmer. Siis küll ma rebin endale pressooni proovillist. Saame siit 2 kasvuhoonet. Nagu ma õigesti olen. Ma ei tea, kas mul nii palju lilligi on siin, aga whatever. Ma olen kõik kohad mulda täis. Ma eeldan, et ma panen lihtsalt kõik see mulda sisse ja siis kuule, aga see on sul kamakas. On kuiv ka. Ma pean pärast kõik köögi korda tegema, sest et helistati täna Postimehest ja siis öeldi, et nad tulevad homme intervjuud tegema minuga. Ja kuna ma ei viitsi kuskile minna, tahagi kuhugi minna, siis ma ütlesin, et nad tuleksid siia. Aga kuna ta tahab pilti ka teha, siis ma ei saa siia ühikest mingit bardakki taustale jätta. Aga praegu kõik kohad on mulda teis, kui te näeksite, mis siin toimub. It's horrible. Aga lullu. Ma arvan, et niimoodi külvatakse asju. Ja ei tea. Ma ei tea isegi, kas see on õige muld. Ma tean, et mingi miljon mulda on erinevat. Muuseas, ma sain eilses söögi tegemisvideost aru, et ma teen kogu aeg. Ja ma enne seda video vaatamist ei saanud isegi aru, et mul nohu on. Ma ei registreerinud ära seda. Aga näo ei näo. Ütlen, kõik kohad on mulda, literaali kõik kohad on mulda täis. Aga ma arvan, et nii on õige. Oi. Ups. Tea, kes ma peaks nüüd nagu tihkelt täis toppima või sobib siuke lõdva muld ka. Ei tea. Üks pressoon tuleb kohe kindlasti ära. Lupsti. Tuligi. See tuli sellepärast, et ma tõmbasin voodi linamõratsi peale ja siis ma tõmbasin ühe selle lahti. Siis ma läksin liimima tagasi seda ja siis avastasin, et seal pakis olid mingid kleepsud ka. Ja ma pean ütlema, et kuigi see kleeps, kui sa võib-olla ühe korra õhtul välja lähed nagu mingi 9 vendiks, siis ma paneks selle kleepsu, aga see kleeps ei ole üldse nii vastupidav kui see liim Glowberry'st ma räägin siis. Vaatame üle, kas näeb pallitab, nagu osad ütlesid. Või mitte, ainult mullane on. Nii. Kui te praegu näeksite seda professionaalsuse taset siin, siis ei kujuta ette ka. Oota. Nii, et mul ikka tunne, et osad on nagu liiga tühjad. Oh my god, kui siit üks taim kasvama läheb, ma nõuan endale seda kultuuriministri, põllumajandusministri kohta. Sest et siis, kallid sõbrad, mina olen farmer. Nii, hästi lõbus. Näete. Nii ilusti süli on mulda täis, laud on mulda täis, kõik on mulda täis, täpselt nii nagu peab. Ma eeldan. Oota. Nii, ja nüüd vaatame, mis meil siin on. Siberi magun. Mitmeaastane õrnmoon. Külv aprillis-mais otse päikeselisse kasvukohta. Kukermagun, siidiste kroonlehtedega kukemagunad.
mitte mingit infot, kuhu, tead, vahet ei ole, ma panen kõik need siia nagu, mille jaoks ma muidu kogu seda kõike tegin praegu, on ju. Panen kõik need siia ja kui nad siin kasvama lähevad, siis need lähevad ja mingi hetk ma lihtsalt transpordin need õue. See ei saa ju ebaseaduslik olla. Ja kui see on ebaseaduslik, put me to jail. What? Siin toimub. Miks need nii väiksed on? Ma isegi näe, kuhu ma istutan need ja. See ei saa loogiline olla. No, vahetele. Ma lihtsalt võtsin, et need 6 tükki saavad neid. Teised siit natuke mulda peale. Ma arvan, et käib ka. Nii. Aga kuidas ma meelde jätan, et siin on need? Ei jätagi ju. Nii. See on väga professionaalne. Väga professionaalne. Nii. Need 6 on siis eraldatud. Jätke meelde, need 6. Mul on vist liiga palju auke ja liiga vähe seemneid. Ma ei suuda uskuda, et ma ostsin ainult 3 pakki. See ei tundu üldse minulik. Mine perse, need on ka nii pisikesed, vaadake. Eks te isegi näete neid. Mida kuraadid küll. Okei, whatever ausalt. Ma annan täiesti alla. Ma ütlen uuesti, kui siia 1 lill kasvama hakkab, siis I will be happy. Nii, kasutame siis seda sama taktikat. Samas, kas on vahet tegelikult, kus mul mis kasvab? Absoluutselt mitte. Kui need on ka nii pisikesed, siis jah, need on nii pisikesed. Mida ma selle ülejäänud asjaga teen siis? Ma oleks mingit seemneid ruttu juurde vaja. Aga mul ei ole autot. Sest mu isa laenas mu autot ja läks sellega kuhugi. Nii et sucks to be me, nagu Martale meeldib öelda. See ei saa loogiline olla, et lillede kasvatamine niimoodi käib. See on nagu too easy. Ma peaks neid kastma ka. Kõik on nii mullane. Jesus Lord. Tea, kui palju neid kasta tuleb. Teeks nagu mingit retsepti. Pange klaasi täis. Nii. Ja nüüd paneme ta kaane peale. Ja transpordime ta siia aknalaua peale, teeme kõik hästi mullaseks ka loomulikult. Ma arvan, et see on hästi. Aga nüüd miinus on see, et mul ei ole rohkem seemneid, see ei ole usutav. Aga see on tõsi. No pole hullu. Siis mul on järelikult nüüd see valmis pandud mulla asi siin olemas. Ja kui ma kuskilt juhuse tahte läbi peaksin saama seemneid, siis mul on eriti lihtne edasi elada. Oih, küünti ei ole seda. Ooti. Küünä siia. Mingi pakk tuli. Vaatame, mis see on. Tere!
tere! Seda jõupaberit ära ei võta äkki? Jah, oi. Mis meil siin on? Aitäh! Oi, ossa Jeesus, aitäh teile! Head aega! Nagu alati Mileidil mega kaunid kimbukesed. Siin on kaart ka või? On küll. Snoobist saadeti seekord siis lilled. Nojah, selles suhtes, et nüüd on peaaegu situtud, ega lilled mööda külge maha ei jookse. Teate kogu selle jama sisse. Issa, ma läksin nii punaseks, et lausa what? Ühesõnaga ma rääkisin vaata, et ma leidsin selle ideaalse krundi. Siis ma rääkisin täna pangaga. Tuli välja, et see süsteem on hoopis teistsugune, kui ma arvasin. Ma arvasin, et ma rääkisin alguses ühe teise pangaga. Nii et alguses mulle öeldi üldse sükest asja, et pank annab 70% krundi hinnast, krundi väärtusest, siis annab laenu. Ise pean 30% maksama, siis ma pean ehitama ise nii-öelda maja karbi ja siis sealt edasi annab uuesti pank laenu. Aga nüüd ma rääkisin teise pangaga ja tuleb välja, et see on hoopis niimoodi, et ma pean selle krundi kõigepealt ikkagi ise ära ostma. Ja siis pank annab laenu nii-öelda selle farmi ehitamiseks. Ma olin nagu okei, that's great. Ma olen farmi raha siin vaikselt kõrvale pannud. Ainuke miinus oli, et mul ei olnud nii palju raha, kui see krunt maksab kõrvale pandud. Ja siis ma rääkisin krundi omanikuga ja mina küsisin alla endlust. Ma ei julge Türgiski, ma ei julge kuskil tingida. Aga ma olin nagu natukene, see oli ka natukene selles suhtes, et me ei räägi siin kümnetetest, tuhandetest. See oli tšut-tšut. Aga ühesõnaga, ta oli nõus ja ta ütles, et ta paneb notari ja I'm so happy. Te ei kujuta ette, ma olen nii õnnelik. Ma isegi teadnud, et siuke õnn on üldse olemas. Oh my god, mul saab farm olema. Mul saab olema eesel, mul saab olema kitsed, mul saavad olema need musta näoga lambad, mul saavad olema pardid, mul saavad olema parditibud. So happy. Ma ei tea, mida teie teete kell 7 õhtul tavaliselt. Mina lõikan oma merise ja perse kõrgu. Tal on nii takkunud läinud Püha Kristus. Vaadake, tal on nii pikad pepukorvad. Tal jääb igast sodi sinna külge. Lähevad takku. Nii, lõikame su vabaks. Be free. Nii. Nüüd on pepu ilus või? Siin on veel väike tuustakas. Lõikame selle ära. Supsti. Nii, ja kes on meie väike paks tüdrukuke? Ma mõtlen seda ainult positiivselt. Mis siin jala peal on? Midagi. See lihtsalt ongi su jalg. Kes on nunnukene? Kes on väike nunnu? Kuulsin alt mingit kobinat. Oota, ma peaks kätt vahetama, ma ei oska pussitada vasaku käega. Ma ei oska tegelikult parema käega pussitada. Pellu, kas sina tulid? Vabandage, kas keegi tuli mind mõrvama? Miila, kaitse mind. Kas keegi tuli mõrvama meid? Sina tulid? Kurat, mu vanemad tulid korra siia ja ma kaotasin oma pussitamisnuga ära. Kas keegi on näinud peenikest pussitamisnuga? Ma panin ukse juurde, et äkki kellegi on vaja. No, tead, see oli minu enda mure ka, et kui ma panen voodi kõrvale noa, et mõtle, kui tuleb ainult peksa, siis vaatab, nuga! No. Ja mis sellega nuga sul käest ära võetakse? No, kui ma magan, siis ju see ongi hea. Noh, tead, vaatame. Never mind, mu pussitamisnuga oli meiegi laua juures. Is this my life now?
ja võin siin ahah nalja teha küll. Sorry, ma just rõhatasin literaali. See oli väga naiselik minust. Aga ma pean tunnistama, et mul viimased peaaegu nädal aega ma sügelen, nagu mu käed sügelevad kogu aeg ja ma ei saa aru, mu luban, et ma olen ennast pesnud. Lihtsalt nagu just käevarred ja siit ja no, mujalt ei sügele, I promise. Käed sügelevad, mu pea niimoodi tahab valutada. Võtan valuka ära, siis natuke aega mureta ja siis hakkab jälle pihta. Pea niimoodi tahab. Ja lisaks mul on surmanälg, nagu reaalselt ma ainult suumatsub jalg tatsub. Kui see asi niimoodi jätkub, siis mul lõpuks olen 300-kilone, käed on nagu kontideni kõndid. Ja noh, peavalu ei ole otseselt näha, aga ma lihtsalt ennustan, mis juhtuma hakkab. Ma näiteks, ma just suhtlen politseiga, sest et tuleb välja, et nüüd minu töö, mu elu hõlmab politseiga kogu aeg suhtluses olemist. Sest et järjekord on selline, inimene kirjutab mulle, minuga juhtus kunagi siuke asi, ma ei ole kunagi kellelegi sellest rääkinud, ma julgenud politseisse pöörduda. Siis mina ütlen, aga palun pöördu ikka politseisse ja ma räägin praegu teile ka, pöördugi ikka politseisse. Isegi kui see on aegunud, isegi kui midagi ei ole nii-öelda teha. Politsei kinnitas mulle, et neil on olemas infobaas, kuhu sellised infokillud, siis kui menetluseks pole alust, pannakse kirja. Nii et kui see inimene järgmine kord saab nagu mingi süüdistuse või menetluse, siis uurijad näevad, et näed tema kohta, et teda on kahtlustatud enne ka selles ja teises ja kolmandas. Alati tasub politseisse kirjutada. Siis mina räägin neile, palun pöörduge politseisse, siis nad on nagu ei, ma ei tea, kas ikka maksab. Siis ma räägin politseiga, küsin, mis teha siukses olukorras, ta mingi ei, las nad ikka räägivad, las nad suunavad politseisse. Ja need on need ainult täiskasvanud inimesed. Mulle kirjutavad ka alaealised lapsed. Just praegu lõpetasin ühega vestluse, see õnneks lõppes väga positiivselt, nimelt ta rääkis mingist mehest, kes teda 14-aastasena juba hakkas mingi bussis näppima ja kirjutab talle veebis. Ja ma olen nagu palun anna ma ei saanud alguses aru, kui vana ta on. Ta on ikka veel alaealine, ma sain ma lõpuks aru, et ma olin mingi, aga anna politseisse avaldus, see ei ole veel aegunud, sest et see on seksuaalne ahistamine. Siis ta ütleb mulle, et aga ma ei taha, ma ei julge teha seda, sest et ma ei rääkinud oma vanematele ja ma umbes kardan. Et umbes, et see juhtus nii ammu ja siis nad on äkki pahased, et miks ma ammu ei rääkinud. Siis ma olen mingi muidu, vanemad ei saa siukse asja peale pahaseks. Või nagu ma võin hinges pahan olla enda peale, kui mu laps ei julge mulle siukest asja rääkida, aga ükski lapsevanem ei saa pahaseks siukse asja peale. Nad tahavad lahendada seda olukorda, nad tahavad aidata sul lahendada seda olukorda. Ei pea kartma oma enda vanemaid, never ever. Ja siis ta lõpuks ütles, okei, rääkisid ma ära, ma räägin vanematele. Yes. Aga ma lihtsalt, ja siis ma istun seal mingi, yes, super. Et jah, tead, vahepeal on tore küll nalja teha ja värki, aga tegelikult I'm tired. Aga pole hullu. I have my handy knife. Kell on juba sealmaal, kell on 9. Esmaspäeva õhtul. Nii et lähme aga magama ja homme on uus päev. Ja siis teeme uue päeva asju.